Pööra Inopot ümber ja vajuta sisselülitusnupp ja helinupp sisse. Inopoti peal ei ole tema liikumise juhtimiseks nuppe. Seda saab programmeerida ainult Bluetoothiga ühendatud tahvli või sülearvuti kaudu. Windowsi kasutades on vaja robot enne seadmega paaritada. Peate roboti leidma oma arvuti Bluetooth seadetest. iOS-i ja Androidi kasutades ei ole seadmete paaritamine vajalik. Inopoti saab programmeerida kasutades Scratchi. Võrgust väljas olles tuleb arvutisse installeerida TTS Scratchi liides, mis on saadaval TTS-i veebilehel. Peale roboti paaritamist süttib Inopotil tuli, mis näitab, et ühendamine õnnestus. Scratch-plokkide visuaalne järjestamine on lihtne viis programmeerimise õppimiseks. Iga plokk loodud koodis annab ekraanil märku, kui käsud on edastatud robotile. Robotil on pliiatsi hoidja, mida saab kasutada joonte joonistamiseks. Kas sisestatud programmi õigsuse kinnitamiseks või marsruudi jälgimiseks. Joonte joonistamiseks saab pliiatsit liigutada üles ja alla, mis lisab programmeerimisele keerukust. Inopotil on erinevad värvileedid, millede põlema süttimist saab programmeerida. Kasutades Scratch või Blackly äppi saab Inopoti programmeerida sooritama keerukaid tegevusi ja panna reageerima ümbritsevale keskkonnale andurite abil. Robotil on erinevad andurid, näiteks heli, valgus ja kaugusandur. Viimast saab kasutada takistuste vältimiseks, Inopoti laadimiseks, ühenda USB kaabel-laadjaga või arvutiga. Süttib punane LED, mis kustub peale täislaadimist. Laadimine võib võtta kuni 4 tundi, mis annab kuni 6 tundi tavapärast kasutusaega.